Esmalt saab sõna vanemveerpeal Aimar Kuldvere. Hobiajaloolasena on tegelikult kindral Tõnissoni eluloo, ma arvan, nii põhjalikult kui võimalik läbi uurinud, kirjutanud temast ühe väga hea ja huvitava raamatu. Te väärtustate neid inimesi ja neid lugusid, kes on siis meie vabaduse eest andnud suurema väärtuse. Aadlitiitli ja alampolkovniku aukraadi vapruse eest. Aleksander Tõnisson sündis 17. aprillil 1875. aastal Tartumaal, endises Härjanurme vallas, Pööra külas, Peedu talus. Ta on õppinud Saduküla Kihelkonna koolis, Põltsamaa Aleksandri koolis ja Vilno sõjakoolis. 1899. aastal lõpetas ta kooli esimeses järgus alamlipnikuna. Juba 1904. aastal osales ta noore leitnandina Vene-Jaapani sõjas Mandžuurias. Esimeses maailmasõjas oli ta eesliinil kokku 2 aastat, 5 kuud ja 19 päeva. Pälvides selle ajaga keiser Nikolai II nimelise tänu kiiduväärse töö eest lahinguväljal, aadlitiitli ja alampolkovniku aukraadi vapruse eest. 1917. aasta veebruarirevolutsiooni järel loodud rahvusväeosad said aluseks meie hilisemale kaitseväele, mis suutis vastu seista Punaarmee rünnakutele ja hiljem ka vabadussõja võita. Rahvusväeosad moodustasidki selle reaalse aluse, millele võis tugineda iseseisva Eesti sündimise protsess. Kõige kindlamaks iseseisvusidee toetajaks 1917. aastal oli esimene Eesti polk. Üks kesksemaid figuure kogu rahvusväeosade loomise protsessis 1917-18 aastal oli Aleksander Tõnisson. Esimese Eesti polgu ülemaks määrati polkoonik Tõnisson 9. mail. Polku juhtis ta 1917. aasta detsembri alguseni, mil ta seoses Eesti diviisi loomisega määrati brigaadi ülemaks. Kõikvõimalike komiteede tegevus oli 1917. aastal hukutanud Vene armee. Komiteed kujunesid enamlaste tugipunktideks, tuues kaasa sõjaväelise distsipliini lagunemise ja üldise kaose tekkimise. Aleksander Tõnissoni eriline korra- ja distsipliiniarmastus ning sirgeselgne käitumine suhetes enamlastega võimaldas tal luua lühikese ajaga teguvõimsa väeosa, mis tunnustas ainuvõimu esindajana Eesti maapäeva. Selle eest arreteerisid enamlased ta 1917. aasta novembris ja 1918. aasta jaanuaris mõisteti ta Petrogradi Krestõ vanglas surma. 3. märtsil Brest-Litovskis sõlmitud Saksa-Vene rahulepingu põhjal pääses ta siiski kodumaale tagasi. ...24. veebruaril aastal 1918 kuulutas Eesti Päästekomitee seadusliku rahvaesinduse maapäeva nimel Eesti iseseisvaks vabariigiks. Kindralmajor Aleksander Tõnisson määrati esimese diviisi ülemaks 21. detsembril 1918. aastal ja 29. detsembril 1919. aastal anti talle tiitel Viru rinde ülem. Need ametinimetused kõlasid küll uhkelt, kuid tegelikult tuli tal nii diviis kui ka rinne alles luua ja esimesel sõjakuul taganes Viru rinne peaaegu Tallinnani välja. See, et rinne 1919. aasta jaanuaris ida poole Narvati jõudis, oli juba suurelt osalt Tõnissoni töökuse, nõudlikkuse ja väejuhi talendi teene. Tõnisson ja Viru rinne olid vabadussõjas nii kattuvad mõisted, et nende lahutamine polegi võimalik. Vabadussõjas käis võitlus suures ülekaalus oleva vaenlasega ja Tõnisson juhtis kõige tähtsamat rindelõiku kogu sõja kestel. Nõudes iseendalt äärmist pingutust, nõudis ta kõige väljapanemist ka teistelt.
Tõnisson ei pidanud võimalikuks ega vajalikuks raisata aega nii-öelda parlamendi korraldamisele staabis. Selline parlamenditamine oli hukutanud juba terve Vene armee ja Tõnisson tegi kõik, et hoida Eesti sõjaväge seda teed minemast. Kuigi kindral Tõnisson oli vanakooli ohvitser, polnud ta ometi kivinenud vaadetega, reageerides loominguliselt tekkinud olukordadele. Näiteks vabadussõja algperioodil, mil Eesti väed taandusid, õhutas ta oma käskkirjades kasutama partisanisõja taktikat. Ta pööras alati suurt tähelepanu ka hoolitsusele sõdurite elutingimuste eest. Seda pidas ta moraali ja võitlusvõime aluseks. Lisaks vägede juhtimisele pidi Tõnisson olema ka diplomaat. Suhetes asipuntra lahti arutamine Eesti alale taganenud Judenitši loode armeega neelas ehk rohkemgi energiat kui sõjategevuse juhtimine. 1919. aasta lõpul ja 1920. aasta algul sai ta oma haldusalasse Viru rindel katastroofilise nuhtluse 100 000 sõjapõgenikku Venemaalt. Sellest poole moodustasid endised Vene valgekaartlased, teise poole aga punase terrori eest pagevad tsiviilelanikud. Põgenike seas levis plekiline tüüfus ja sellega võitlemisel jättis elu ka ligi 500 Eesti kodanikku. Tõnissoni jaoks oligi vabadussõja viimaseks ja mitte sugugi vähetähtsaks lahinguks võitlus ja võit tüüfuse epideemia üle. Saabunud rahuajal pidas kindral Tõnisson mitmeid kõrgeid militaarameteid, juhtis 1. ja 3. diviisi, oli 3 valitsuse sõja- või kaitseminister, oli ohvitseride keskkogu esimees ja Riiginõukogu liige. Diviisi ülemana arendas ja reformis Tõnisson kaitseväge rahuajal ning kujundas kaitseministrina Eesti kaitsepoliitikat. Aleksander Tõnisson oli 1934. aasta maist alates ligi pool tosinat aastat Tartu linnapea. Sellest ajast meenutavad teda Tartu puiesteedele, parkidesse ning Emajõe kaldale istutatud tuhanded puud ja põõsad. Tema teeneks on paljude tänavate sillutamine, linna veevärgi ja kanalisatsiooni laiendamine ja Tamme staadioni uus tribüün, samuti Vanemuise teatrimaja rekonstrueerimine. Tartu turuhooneski, mida sel ajal üheks Euroopa moodsaimaks hinnati, on Aleksander Tõnissoni kätt tunda. 1940. aastal sai temast Tallinna ülemlinnapea. Eesti riikliku iseseisvuse tegelik hävitamine algas Nõukogude Liidu sõjalise okupatsiooniga 17. juunil 1940. Sellele järgnesid seadusliku valitsuse asendamine Moskva käsilase Ždanovi poolt nimetatud valitsusega, võltsitud valimised kommunistliku riigivolikogu moodustamiseks, mis võttis 21. ja 22. juulil vastu deklaratsioonid, mis viisid Eesti liitmisele Nõukogude Liiduga. Pärast Punaarmee sissetungi elas Tõnisson oma talus Edisel, kus ta 19. detsembril 1940. aastal arreteeriti ja pärast pikki ülekuulamisi 30. juunil 1941. aastal Tallinna keskvanglas hukati. Tema matmispaik ei ole teada. Virulased on lõppenud sajandil valinud kindralmajor Aleksander Tõnissoni oma 100 Viru vägeva hulka. 2003. aastal algatas virulane Bruno Uustal meie kindralile mälestussamba rajamise mõtte. 19. septembril 2003. aastal kogunes Jõhvi linnavalitsuse ruumidesse grupp inimesi seda mõtet edasi arendama. 2 aastat töötas monumendi toimkond ja koostöös Kaitseliidu Alutaguse maleva ning Jõhvi muuseumi seltsiga suudetigi 12. juunil 2005. aastal kuulsa sõjaväelase ning ühiskonnategelase kuju alusele paigaldada. Tugev oli toetus ja abiga kindrali poja Leo Tõnissoni poolt, kelle vankumatu usk oma isa veendumustesse ideaalidesse Eesti riigist innustas ka toimkonda. Monumendi autoriks on kauaaegne kunstiülikooli rektor professor Jaan Vares, kes on noorpõlves ka isiklikult kohtunud Aleksander Tõnissoniga. Kodanike algatatud monumendi valmistamine ja paigaldamine teostati eraannetuste ja kohalike omavalitsuste toel. Suurima toetuse andja oli Jõhvi linn. Sügavat lugupidamist väärivad eraannetajad nii kodu kui välismaalt ning maakonna ohvitserkond.
Idast läände ja põhjast lõunasse suunduvate teede ristmikul on kindrali mälestussambal ka sümboolne tähendus. See koht valiti seetõttu, et kindrali vasakule käele jääb Tallinna ja paremale Tartu maantee. Oli ta ju mõlema linna linnapea. Kindrali pilk on suunatud aga Narva poole, sinna, kus ta võitles oma võidukad võitlused. Virumaaga seovad kindral Aleksander Tõnissoni vabadussõja lahingud Viru rindel. Selle juhtimise eest sai ta esimese järgu Vabadusristi ja mõisasüdame Jõhvi lähedal Edisel. Seetõttu sai kindralist virulastele lausa omakandi mees. Jõhvi põliselanike mälestuses räägitakse Tõnissonist ikka kui meie kindralist. Kindral Tõnissoni on autasustatud Vabadusristi esimese liigi esimese järguga, Kotkaristi esimese klassiga, 3. klassi Valge ristiga, Poola sõjaristiga, Eesti Punase risti esimese klassiga, Läti karutapja ja veel mitme teise välis- ja kodumaise teenete märgiga. Teenistuse eest Tsaariarmees ja sõjateenete eest maailmasõjas omistati talle 6 ordenit. Tegevteenistuses polkovniku auastmesse ülendamine tõi kaasa õiguse kuuluda pärusaadlisse. Saab sõna meie Jõgeva maleva Põltsamaa üksikkompanii ajaloopealik Rünno Savir, kes annab meile siis ülevaate Jõgevamaalt pärit kindralitest, eks ole? Ja, täna ma kannan teile ette ühe sahtli põhja kirjutatud käsikirja, mis täitsa sobib tänasesse päeva kenasti. Ja sahtli põhjas on muidugi veel igasuguseid käsikirju. Ma vaatan, kuidas nende taolise ettekandega või avaldamisega siis tulevikus saab maha. Ja nimelt, ja kellest me siis räägime? Täna räägime siis Jõgevamaalt pärit kindralitest ja ka nendest, kes on olnud Jõgevamaaga põgusalt seotud teatud eluhetkedel. Ja selles mõttes ma ei väida, et minu andmed on nüüd 100% lõplik tõde, mis puudutab esimest kindralit just. Ja nimelt, kes meil on siis esimene kindral? Teadaolevalt esimene kõrgeim ohvitser tänaselt Jõgevamaalt on toonases Liivimaa kubermangus, Viljandimaa kreisis, Kolgajaani kihelkonnas, Võsiku vallas, Võsiku mõisas sündinud Georg von Bock, kes sündis tuntud ja kuulsa keisrihullu Timoteus Eberhard von Bocki ja lihtsa eestlannast siis Eva-Katariina Mätiku pojana. Ja siis tema isa Timoteus Eberhard von Bock sündis 1758, kelle isa oli Lahmuse Bokkide Viljandimaa Kolgajaani kihelkonna Võsiku mõisniku ja kreisi marssal Georg Karl Heinrich von Bock. Ja tema ema oli Katariina Margarete Perenz von Rautenfeld. Timoteus Eberhard von Bock abiellus Eva Mätikuga aastal 1817. Eva Mätik sündis 8. septembril 1799 Liivimaal, Viljandimaa kreisis, Olstre vallas, Tömbi külas, Kannukese talus. Neil sündis poeg Georg von Bock 6. oktoobril 1818. Oma esimese hariduse sai siis ta siis oma emapoolselt onult Jakob Mätikult. Edasi läks ta õppima Peterburi siis linna siis Tsarskoje lütseumi, kust edasi suunati Peterburi mereväe kadettide korpusesse 10-aastasena. Tõusis viitseadmiraliks. Nii et Georg von Bock tõusis viitseadmiraliks. Temast sai hiljem tsaaripere suurvürstide merendusõpetaja ja suurvürst Vladimir Nikolajevitši usaldusisik. 1876. aastal oli suurvürst Vladimiri hoovimarssal. Ta suri Saksamaal Schwerinis
külaskäigul Mecklenburg-Schwerini suurhertsogi perekonda. Suurvürst Vladimiri naine oli suurhertsogi tütar. Suri ootamatult 12. juunil 1862 kopsuhalvatuse tagajärjel. Tema isa kuulus Timotheus Eberhard von Bock suri õnnetuse või enesetapmise tagajärjel oma Võisiku mõisas 11. aprillil 1918. See on siis vana kalendri järgi. Uue kalendri järgi 23. aprill 1830. Eva-Katariina von Bock suri 3. mail 1862 Põltsamaal 62 aastasena. Tänane Võisiku küla kuulub Jõgevamaa Põltsamaa valla koosseisu. Nii et see on siis teadaolevalt esimene sündinud kindrali vasteseks viitseadmirali auastmega isik meie praegusest Jõgevamaa piirkonnast. Aga räägime ka Eesti Vabariigi kindralitest. Kindral, see on ohvitseri kõrgeim aste. Sinnamaani jõuavad vaid vähesed ja need, kes sinnani on jõudnud, on ohvitseridest kõige taibukamad, targemad, võimekamad, hakkajamad, initsiatiivikamad, kes on suutelised juhtima kogu kaitseväge, sõjaväge või väeliiki, mida ta juhib. Ja näiteks maavägi, õhuvägi, merevägi, piirivalve. Ja muidugi kindralite sekka on aga paratamatult tõusnud ka mehi, kes sinna poleks pidanud jõudma. Aga nende ustavus oma ülematele on taganud tõusu karjääriredelil. See lause käib nii mineviku kui ka tänapäeva kohta. Üks selline mees on pärit meie maakonnast, aga vaatleme teda allpool. Kindralite ametikohti on Eesti Vabariigi kaitseväes loetud kohad ja see asjaolu paneb ise paika nende arvu. Kohad vabanevad kolonelidele üldiselt siis, kui kindral läheb erru või reservi. Lähetatakse NATO staapidesse, siis kolonelidest valitakse mees, kellega räägitakse omavahel asjad sirgeks ja tehakse võimekamaist valik. Kui mees osutub valituks, siis staaži täis saades saab ta kindrali esimese auastme ehk brigaadikindrali. 1990-ndatest kuni 2000 aastani oli madalaim kindralmajori auaste. Siis brigaadikindrali auaste on kindralite auastmete seas kõige uuem auaste. Siis kindralmajori, kindralleitnandi ja lõpuks täiskindrali ehk täiskindrali auaste. Meie praeguselt Jõgevamaalt on pärit hetkel läbi ajaloo 2 kindralmajorit ja 2 kommodoori. Kommodoor on samamoodi mereväe kõige uuem auastme ja kommodoor vastab brigaadikindrali auastmele maaväes. Ja kommodoori auastet anti üldse esimest korda välja aastal 2015 esimest korda. Ja selle esimese auastme siis sai Igor Švede. Ja vaatleme neid 4 meest lühidalt päästiku järjekorras, kes on siis pärit tänaselt praeguselt Jõgevamaalt. Kindralmajor jurist Nikolai Helk, sünninimega Nikolai Tšistjakov, sündis 25. jaanuar 1885 Laiuse vallas Tartumaal, siis tänasel Jõgeva vallas Jõgevamaal. Tema isa oli vene rahvusest õigeusu preester. Ta lõpetas Varssavi ülikooli õigusteaduskonna 1913. Asudes seejärel Varssavisse kohtupalatisse tööle kandidaadina. Esimese maailmasõja alates töötas Moskvas kohtupalatis, kuhu oldi taandunud
sakslaste eest nende pealetungil. Ta lõpetas 1. oktoobril 1916 Aleksandri sõja kooli lipnikuna. Tegi sõja läbi erinevais väeosades noore ohvitserina ja polgukohtu asjaajana. Enamlaste võimule tulekul tegeles Venemaal toitlustuse ja varustuse alal 1921. aastani, mil opteerus Eestisse. 1921. aastani 20. aprillini oli ta sõjakohtu uurijaks. Sama aasta 1. novembril aga ka sõjaringkonnakohtu alaliseks liikmeks saades. 1921. aasta 8. detsembrist muutis oma perekonna nime Tšistjakovist Helkiks. Osales kommunistide suurprotsessidel kohtu eesistujana, milles määrati 1. detsembril 1924 ja mässulistele karme, kuid õiglaseid karistusi. 1924. aastal ülendati leitnandiks, 1925 kapteniks, 1928 majoriks ja 1933 kolonel leitnandiks. 1934. aastal toimus ebaseaduslik riigipööre, mil kõik riigiametikohad täideti lojaalsete oma inimestega. 28. veebruaril 1935 sai Helk sõjaringkonnakohtu esimeheks. Tema juhtimisel toimus 1935-1936 aastal kohtuprotsessid ja vabadussõjalaste üle. Ta täitis Pätsi ja Laidoneri riiklikku tellimust nende süüdimõistmisel. Just nende meeste üle, kes olid vabadussõjas toonud meile vabaduse ja keda oli autasustatud Eesti vabadusristiga. Neist mitmeid isegi 2 ristiga ja ühte 3 ristiga. Selleks meheks oli kolonel Aleksander Seiman. Kusjuures sellel ajal, kui need mehed võitlesid vabadussõja ajal oma riigi ees elu ja surma peale, oli tollel ajal Nikolai Tšistjakov Punaarmee varustaja. Aga ta oli nüüd lojaalne ja ustav Pätsile ja Laidonerile ja tasu ei jäänud tulemata. 1937 sai ta koloneliks ja 5 päeva hiljem kindralmajoriks. Autasudes pälvis Kotkaristi 3. ja 2. klassi. Need kõik võlgnes ta oma sugulasele riigivanem Konstantin Pätsile. Nimelt Helk oli tema venna Nikolai Pätsi naise vend. 1938 sai Helkist sõjaväe kõrgema kohtu esimees. Eesti okupeerimisel 15. september 1940 ta vallandati ja 17. september 1940 ka arreteeriti. 7. aprillil 1941 mõisteti surma ja 14. mai 1941 lasti Tallinnas maha. Kindralmajor jurist Nikolai Helk on näide, kuidas võib ametikohtadele ja auastmeis tõusta ustavuse ja onupoja poliitikaga tippu, olles aga Eesti Vabariigi kindralkonna häbiplekiks. Kindralmajor Nikolai Helk. Kindralmajor Nikolai Helk. Seal on ta täisvormis oma sõjakohtu ametirahaga siis. Nii et selline on keerukas, samas jälle huvitav ajalugu. Järgmine mees, keda võiks kindlasti mainida, on kommodoor Jüri Saska. Kommodoor Jüri Saska on sündinud 20. augustil 1974 Jõgeva endises rajoonis, siis hilisemas Jõgeva maakonnas, Põltsamaa endises külanõukogus
hilisemas Põltsamaa vallas Adaveres. Kesk-Eesti mees, kes juhuse ja saatuse tahtel sai peale ajateenistust mereväes Eesti mereväe ohvitseriks ja on tõusnud ajateenistuses olnud autojuhist Eesti mereväe ülemaks. Nii et mees on ennast nullist peale üles töötanud. Ta lõpetas Põltsamaa kutsekooli 1992. aastal. Selle sama kooli järglane oli tegelikult tänase päeva kangelane kindralmajor Aleksander Tõnisson. Sest et Põltsamaa ametikool ja kutsekool lugesid ennast Eesti Aleksandri kooli järglaseks. Nii et kutsekoolid lõpetas 1992. aastal. Aastatel 1993–1994 ajateenistuses mereväes, 1994 kuni 1997. 3 aastat oli siis teenistus mereväes üleajateenijana. 1998–2000 miinijahtija Eesti mereväelaev Sulev, miiniohvitser. Hiljem oli komandöri abi ja 2001 patrull-laev Eesti mereväelaev Suurop, komandör. 2001–2002 miinilaevade divisjonis staap, vanemstaabi ohvitser ja 2002–2005 oli miinijahtija Eesti mereväelaev Sulev, komandör. 2005–2006 oli staabi ja toetuslaeva Eesti mereväelaev Admiral Pitka, komandör. 2006–2007 oli mereväe staabis vanem staabiohvitser. 2007–2008 mereväe staabi operatiiv- ja planeerimisosakonnas operatiivjaoskonna ülem. 2008–2011 oli mereväe baasi ülem ja 2011–2012 mereväe staabi operatiiv- ja planeerimisosakonna ülem. 2012–2014 oli mereväe staabi ülem ja 2014–2017 mereväe laevastiku ülem. Ja 2017. aastast kuni käesoleva aastani oli Eesti mereväe ülem. Ja kommodoori auaste omistati aastal 2020, 18. veebruaril. Võtate ja ma võin ikilast ära minna. Kommodoor Jüri Saska on teine eestlane, kes selle sai. Esimeseks oli mereväe ülem kommodoor Igor Švede aastal 2015. Kommodoor vastab maaväe brigaadikindrali auastmele. Väga huvitav tähelepanek on Jüri Saska puhul see. Jüri Saska on osutanud praegu hetkel Eesti mereväe ajaloo kõige pikema staažiga mereväe ülemaks. Ta on ületanud senimaani kõik nii Eesti aegsed kui ka enne teda olnud praeguse Eesti aegsed. Nii et meie maakonna mees. Et tema puhul on jälle fakt nagu Admiral Pika puhul, et sügavalt Kesk-Eesti mehed ja tegelikult on saanud siis mereväelasteks hoopis. Aga veel lisaks Jüri Saskale, sest nimelt ta on lõpetanud ka mitmed erineva astme kursuseid ja koolitusi ohvitserina USAs, Rootsis ja Belgias, aga ka Eestis. Auastmed on talle omistatud järgmiselt. Noorem leitnant 1999, leitnant 2001, vanem leitnant 2004, kaptenmajor 2008, kaptenleitnant 2012, mereväe kapten 2017 ja kommodoor 2020. Siin on siis kommodoor Jüri Saska. Käiste peal on ta muidugi hetkel, siin on tal mereväe kapteni auastme. Need 4 triipu, need on mereväe kapten. Siin on ta siis, maaväe mõistes on siis täiskolonel. Nii et see on natuke varasem pilt. Nii et kommodooriks sai ta 2020, siis teise eestlasena. Ja laitmatu hea teenistuse eest on teda autasustatud Kaitseväe teenete listiga eeskujuliku teenistuse eest, Kaitseväe teenete märgiga kaitsealaste teenete eest ja mälestusmedaliga 10 aastat taastatud kaitseväge
samuti Eesti mereväe NATO kontingendi medaliga ja samuti mereväe teenetemärgi Usk ja Tahe 3. klassiga kõbeankuriga, mereväe teenetemärgi Usk ja Tahe 3. klassiga raudankruga ja mereväebaasi teenetemärgiga ja laevastiku teenetemärgiga ja Kaitseliidu Valge Risti 3. klassiga. Nii et selline mees on siis meilt pärit. Järgmine mees. Järgmine mees on siis tegelikult täna juba räägitud mees, kindralmajor Aleksander Tõnisson. Mul ei ole eelnevale mitte midagi Tõnissoni kohta väga lisada, kui ainult üks väikene täpsustus Tõnissoni. Härra Vanemveebel ei maininud, kogemata kindlasti oleks meelest ära. Tõnissonil on peale vabadussõja väärinde juhtimise on tal veel üks väga suur teene. See teene tuli vabadussõja ajal ja jätkus juba rahu ajal. Nimelt Vene valgetega toodi meile sisse tüüfus ehk soetõbi. Tollel ajal oli see selline haigus, mis kui inimene haigestus, enamus sellesse suri. Enamus suri sellesse. Ja kuna Vene valged, nad ju taandusid kõik meie riigi piiridesse, meie tagalas, nad desarmeeriti, relvad võeti ära, nad saarti tagalasse. Seal puhkeski see tüüfus ja väärinde juhatajana siis Tõnisson vastutas ka selle eest, mis tagalas ju toimub. Ja tänu tema väga konkreetsetele ja drastilistele meetmetele ja rangetele korraldustele see suudeti ohjes hoida. Kui seda poleks juhtunud, oleksime vabadussõja võiduga saanud kaasa üle-eestilise tüüfusepideemia. Tollel ajal oleks olnud kindlasti mitte tuhandeid, vaid 10 000 tsiviilelanikest ohvreid. Selles on teine, kindral Tõnissoni teene. Nii et ka selle eest oleme temale tänulikud. Tohib korraks? Ja, palun. See sama asi oli muideks seal samas filmis. Mis olin oma mõtetes, jah. Selge. Aitäh täpsustuse eest. Aitäh. Nii et Tõnissonist ma rohkem ei räägiks. Temast on täna olnud pikk jutt. Aga siiski üks mees on veel mainimata. Nagu ma enne ütlesin, meie maakonnast on pärit 2 kindralid ja 2 kommodoori. Üks kommodoor on veel mainimata. Nimelt, kui Jüri Saska läks reservi või erru, ma ei tea, ühisõnaga ta läks reservi, ta andis oma amet üle järgmisele Jõgevama mehele, kommodoor Ivo Värgile. Kommodoor Ivo Värk on sündinud Jõgeva endises rajoonis, praeguses maakonnas, Palal 26. juunil 1974. Nii et ühe sama aasta mehed. Ta on lõpetanud Anna Aava nimelise Pala kooli 1989, omandades põhihariduse. Edasi läks ta õppima Juhan Liivi nimelisse Alatskivi kooli, mille lõpetas 1992, saades keskhariduse. Kutsutuna 1992 ajateenistusse kaitseväkke, teenib seal tänaseni. 1994 mereväes, 1998 Saksamaa mereväe ohvitseride koolis ja 1998 Eesti mereväelaev Sulev komandöri abina. 2000 Eesti mereväelaev Vambola komandöri abi. 2001 Eesti mereväelaev Vambola komandöri ja 2003 mereväe staabi, operatiiv- ja planeerimisosakonna vanem staabiohvitser. 2005 mereväe staabi operatiiv- planeerimisosakonna planeerimisjaoskonna ülem. 2008 mereväe staabiülem. Teeninud on ka NATO mereväe juhatuse väljaõppe staabiohvitserina ja Balti kaitsekolledži lektorina. Naastes sealt 2019 sai Eesti mereväe laevastiku ülemaks ja mereväe ülema asetäitjaks.
ja samuti siis Naval War College'i lõpetamise järel jätkas ta teenistust Kaitseväe peastaabi analüüsi planeerimisjaoskonna ülemana. Eesti mereväe ülem alates 28. juunist 2024. Sõjaline haridus on järgmine. Õppinud Saksamaal Mürviki mereväe akadeemias 1996–1998, mereväe ohvitseride kool Saksamaal 1999, Belgia miinitõrje staabiohvitseride kursus 2003–2004, vanem staabiohvitseride kursus USA-s ja auastmed on antud järgmiselt. 1999 nooremleitnant, 2001 leitnant, 2004 vanemleitnant, 2008 kaptenmajor, 2011 kaptenleitnant ja 17 juuni 2020 sai mereväe kapteniks. 19 juuni 2024 sai siis kommodooriks 3. eestlasena. Esimene oli Igor Švede, teine oli Sasta, 3. Ivo Värk. Nii et 3 kommodoorist 2 on Jõgevamaa mehed. Ja autasustatud on nende Kotkaristi 4. klassiga, Kaitseväe teenete märgiga ja mereväe teenete ristiga. Ja tema hobid on kerge jõustik, suusatamine, kuulub Kaitseliidu Jõgeva malevasse. Keeledest oskab eesti, inglise, saksa, vene keelt. Abielus on siis Liana Reemetsaga ja tal on 2 last, Freia ja Genet. Ja Ivo Värk. Nii et tänased Jõgevamaalt on pärit siis 2 kindralit ja 2 kommodoorid. Ma loodan, et aeg annab meile veel mõne brigaadi kindrali või veel mõne kõrgemas auastmes kindrali, aga seda näitab aeg ja annab ka aeg arutust. Minul on üks märkus. Jaa. Märkimata on jäänud ja pidevalt ei räägita Johannes Soodlast. Jõuan. Kõik on õigant, see on õige tähelepanek. Tahtsingi jõuda, sest et nimelt me puudutame ka kindraleid, kes on põgusalt olnud seotud Jõgevamaaga. Ja nagu me teame, taas iseseisvumise järel on meie Jõgevamaa piirid ka natuke nihkunud koomale tähendab. Ja seoses sellega on ka mõned kindralid meilt ära võetud. Kuigi ma ütleks, et need kindralid, kes meilt on ära võetud, on tegelikult ikkagi endise ajaloolise Tartumaa osad. Nagu endise Tartumaa mehed tegelikult, aga lihtsalt Jõgevamaalt. Me ei saa praegu öelda, et nad on meie mehed, sest nad on Tartumaa mehed. Ja neid on hoopis rohkem. Aga nagu ma ütlesin, neid ma puudutan ainult põgusalt koos siis viitematerjaliga. Sest et selle jaoks on juba raamatud, aga käime nad kergelt üle. Endiselt Jõgevamaalt, kunagisest Tabipere vallast, ajalooliselt Tartumaalt, Voldi hilisemalt Saadjärve vallast, Mihkli Aadu talus sündis 14. mai 1887 Hans Kurvits, kes tõusis kindralmajoriks. Oli vabadussõjas juhtivatel kohtadel ja üks vabadussõja võidutekistajaid. Olles algul pataljoni, siis polguülem ja lõpuks esimese diviisi ülema kindralmajor Aleksander Tõnissoni abi Viru Narva rindel. Paljude teiste autasude seas omas Vabaduse risti esimese liigi 2. järku, Kotkaristi 1. klassi, Punase risti 2. klassi ja Läti karutapja 3. klassi, Tsaari armeest Georgi ordeni 4. järku ja nii edasi. Arreteeriti 14. juuni 1941. 27. detsember 1943 mõrvati ta hullunud vangivalvuri poolt, kui ta oli haiglas. Ja see võis olla võimalik ka NKVD avastus. Ta oli Eesti piirivalve isa ja selle üles ehitaja. Kindral Kurvits.
üks legendaarsemaid Eesti Vabariigi aegseid ohvitsere. Nii et Viru väerinda juhtis 2 Jõgevamaa meest, Tõnisson ja Kurvits, endise Jõgevamaa mehena. Järgmine mees, kindralmajor Johannes Orasmaa, kuni 1935. aastani Eroska, Vabaduse Risti esimese liigi 2. järk ja 2. liigi 3. järk. Sündis 3. detsembril 1890 Virumaal Joala vallas. Suri 24. mai 1943 Vjaka vangilaagris Kirovi oblastis. Kauaaegne ja populaarne Kaitseliidu ülem 10. veebruarist 1925 kuni 21. juunini 1940 ehk üle 15 aasta. Kaitseliidu ülesehitaja. Tema sai Vabadussõjast autasu maa tolleaegsel Tartumaal, Vaimastvere vallas, Kärde mõisas 52 hektarit, millele pani nimeks Võidutalu, müües selle 1938 ja ostis 1939 Saadjärve vallas uue talu, millele pani nimeks Tormitalu. Nii et Tormitalus ta arreteeritigi. Kindralmajor Johannes Orasmaa. Tema oli siis see mees, kes ehitas tolleaegse Kaitseliidu üles, oli väga populaarne. Hästi siuke rahvameelne mees oli. Õppustel oli läinud tavaliste lihtsate kaitseliitlaste juurde. Tere, kuidas läheb? Hästi oma mees oli olnud, kindralmajor Orasmaa. Aga lõpetas samamoodi Siberis. Nii et tema suri ka seal. Kindralmajor Rudolf Johannes Reimann sündis 18. jaanuar 1884 Tartus. Ta õppis 1897 kuni 1899 Torma kihelkonna koolis. Oli ka Vabadussõjas terve sõjaaja sõjaväe varustusülem ehk tagalaülem, kelle kanda oli rinde varustamine kõige vajalikuga. Tema on ka Eesti intendantiteenistuse ehk tänase logistika looja ehk isa. Oli autasutud Vabaduse Risti esimese liigi esimese järguga. Üks Vabadussõja võidusepistajaid. Kui lugeda raamatuid ja teades, milline oli Vabadussõja alguses, kus meil ei olnud mitte midagi ja teha mitte millegist mitte midagi või mingisugust olematut varustust kusagil kokku kraapida, siis sellega sai hakkama kindralmajor Reimann. Ma usun, et sellest meelt oleks tegelikult Vabadussõja ajast väga palju õppida ka tänapäeval. Et kui meil ei olnud mitte midagi ja ometi me saime, ka tänu liitlastele saime muidugi abi. Nii et Vabadussõja võitsime ikkagi tänu taolistele kindlatele meestele. Kindralmajor Andres Larka sündis 5. märtsil 1879, suri 8. jaanuar 1943 Malmõši linna vanglas. Tema sai Vabaduse järgu Eesti sõjajuhataja Vabadussõjas kuni 23. detsembrini 1918, mil ülemjuhatajaks sai Johann Laidoner. Oli sõja ajal sõjaministri abi ja tagavaravägede ülem. Hiljem tuntud vabadussõjalaste juht. Õppis Eesti Aleksandri kooli linnakoolis Kaarli mõisas 1994 kuni 1898, mille lõpetas 9. lennus. Oli üks 3, kes sai esimeseks Eesti Vabariigi kindraliks. Tõnissoni ja Ernst Põderi kõrval. Nii et Larka, Tõnisson, Saska on tegelikult lõpetanud kõik ühe sama kooli. Lihtsalt eri aegadel erineva nimetusega. Eesti Aleksandri kool on andnud tegelikult hoopis rohkem riigitegelasi, sõjaväelasi välja. Oli ka palju mehi, kes jäid kolonelleitnandiks, koloneliks, majoriks, kapteniks. Nii et Eesti Aleksandri kool on tõesti Eesti rahvusliku ärkamise aegne kool ja see andis välja Eesti intelligentsil. Ka hiljem. Kahjuks tema oli see, keda represseeriti. Sipätsi aeg. Ja olemegi
jõudnud viimase kindralini. Kindralmajor meedik Artur Aleksander Losman sündis 5. oktoobril 1877 Pärnumaal. Vana-Vändra vallas osales Vene-Jaapani sõjas, esimeses maailmasõjas meedikuna ja tõustes Edela rinde evakuatsiooni ülemarstiks. Vabadussõjas oli Tallinna esimese sõjaväehaigla ülemarst, tõusis sõjaväe tervishoiu valitsuse ülemaks ehk tänapäeval oleks see koht Kaitseväe peaarst. Tema panus neil ametikohtadel oli väga suur. Selles pälvis ta Vabaduse Risti esimese liigi teise järgu. Ta suri 1. augustil 1972, olles 94-aastane. Senini on ta elanud kõige vanemaks Eesti Vabariigi kindraliks. 94-aastaseks siis. Ja tema õppis samuti Eesti Aleksandri linna koolis Kaarli mõisas aastatel 1893 kuni 1894. Aga ta jättis kooli pooleli. Minnes siis hoopis Tartusse õppima. Nii et ainult selline väga põgus üheaastane kokkupuude on siis Jõgeva maaga ehk Kaarli mõisaga Põltsamaa külje all. Ja tema on kirjutanud siis mälestuste raamatu Rahutus maailmas. Aleksander Losman. Tema on kirjutanud siis oma mälestuste raamatu Rahutus maailmas ja sõdades, revolutsioonides ja vaba Eesti õnnistuses. Kui lugeda tema raamatut ja ka teisi raamatuid, meditsiin oli peaaegu nulliseisus. Kogutigi voodilinu, et saada marlit ja sidumisvahendeid. Siin ta räägib ka oma mälestuste raamatus. Nii et järjekordne mees, kes tegelikult tegi mitte millegist mitte midagi. Aga mul on veel mainimata siiski üks mees. Johannes Soodla. Mul peaks olema küll kusagil see paber, aga kirja ma ta sain panna, aga kas ma nüüd siis ühe paberi jätsin tõesti koju, võis tõesti seda juhtuda, sest siin on ikka ainult need, kes on juba üle käidud. Jah, üks leht on läinud ja on jäänud koju. Juhtub. Aga mainimata kindlasti ei saa jätta endiselt Jõgevamaalt, mis on nüüd läinud Tartumaa alla, on Eesti Vabariigi kolonel, hilisem Saksa kindralmajor Johannes Soodla. Vabaduse Risti teise liigi teise järgu, teise liigi kolmanda järgu kavaler. Ja nii et meie vara lahkunud Jõgevamaa ajaloolane Rauno Võsaste on temast kirjutanud suurepärase raamatu, eluloo raamatu. Kellele seda ei ole, see saab veel seda soetada antikvariaatidest nii koha peal Tartus kui ka neti kaudu. Seda täitsa liigub muidugi. Ja raamat on välja antud Grenaderi poolt 13. Soovitan lugeda raamatut. Nii et samamoodi mees, kes on tegelikult pärit endiselt Jõgevamaalt. Ja kes tunneb huvi veel Eesti Vabariigi kindralite ja ka teiste admiralide vastu, Mati Õun on kirjutanud väga hea raamatu. See on täiendatud parandatud trükk aastal 2001. Ka need raamatud on raamatukogudes ja antikvariaatides täitsa saadaval. Ja olgu öeldud, et see sammune arvamus, mis ma maha lugesin Nikolai Helgi kohta, see ühtib minu arvamusega Mati Õuna siin raamatus. Seda kõik ütleb Mati Õun ka siin. Kahjuks ka Mati Õun lahkus alles hiljuti. Väga viljakas sõjaajaloolane oli. Mis teha? Ilmasambaks pole keegi jääb. Ja kindralite saatuse kohta on kirjutanud ka kunagine prokurör Eino Tõnismägi raamatu Ülekohtu toimikud. Siin on teiste ühiskonna tuntud inimeste seas ka kindralite saatuseid sees. Ülekohtu toimikud. Nii et siit leiate. Ja kellel on üldse suurem huvi sõja, siis mitte ainult kindralite vastu, vaid ka ohvitseride vastu. Kahjuks mul
esimest köidet siin ei ole, aga selline sari nagu Eesti ohvitserid ja sõjandustegelased, esimene köide, teine köide, kolmas köide ja neljas köide. Nende autoriteks on väga tuntud Eesti sõjaajaloolased, ka need raamatud peale ühe näiteks Maleva raamatukogus täitsa olemas, raamatukogudes on nad kõik olemas ja kes tahab lausa soetada, täpselt sama jutt. Raamatu antikvariaatides Tartus on neid liikvel küll. Nii et siin on väga huvitavad ka madalamates auastmetes ohvitseride elulood on tegelikult kirjas, kellel on suurem huvi. Nii et ma lihtsalt osundasin suurem huvi korral, siis leiate suuremat või põhjalikumat infot nende teiste kindralite ja ohvitseride kohta. Nii et teeme siis kokkuvõtte, Jõgevamaalt on pärit 2 kindralit ja 2 kommodoori hetkel. Nii et loodame, et tulevikus tuleb veel mõni juurde, aga eks aastad annavad arutust ja elame näeme. Nii et jah, selline oli siin minu poolt ettekanne, et kas on veel äkki küsimusi või täpsustusi, parandusi, sest ma ütlen ausalt, ka mina ei ole eksimatu inimene. Kõik me eksime, sest eksimine on inimlik. Et kas või seegi, et ma täna jäi mul jah, soolda mainimata tegelikult paberis. Aga tõesti, Rauno Võsaste raamat on õnneks olemas ja see raamat on raamatukogus olemas ja ka kättesaadav antikvariaatides, kui tõesti on seda soov veel omandada. Nii et ma arvan, et generaliteedist Jõgevamaal oleme andnud ülevaate. Äärepealt oleksime saanud omale ühe Punaarmee kindrali, aga ma täpsustasin Ülo Pärnaga ja entsüklopeediate abiga. Õnneks meil ikkagi ei ole seda August Kork nimelt. Ants teab taalemini, Ants on vanem mees. Võib-olla vanemad mehed teavad, Punaväe kindral, ta oli Punaväes täiskindral. Ühtede andmete kohaselt oli ta pärit, oli siis Kasepää vallast, teistel andmetel oli pärit Tartumaalt, Aaslava vallast. Siis ma võtsin Üloga ühendust, tahtsin täpsustada, et kummalt ta siin pärit on. Vaatasin netist ka veel juurde. Meie õnneks on ta ikkagi siis vana Aaslava valla mees. Et muidu ma oleks pidanud täna rääkima ka aususe mõttes ka punakindral Korgist. Muide, punakindral Kork oli tegelikult mees, kes sõdiski Narva rindel Tõnissoni vastu. Nii et segased andmed, nii Kasepää ja Aaslava, aga õnneks ta osutus ikkagi Aaslava valla meheks. Aga üks ajalooline Tartu väel. Nii et okupatsioon on meile teinud natukene segaseks seda kodu-uurimistööd. Eesti-aegne administratsioon, siis Vene-aegne, nüüd Eesti-aeg on pidevalt muudetud. Ütleme nii, et sa pead olema tõesti väga suur huviline, et saada nagu asjadest aru, et kuhu alla nagu keegi nüüd lahterdada või siin mitte. Nii on, ajalugu on hästi huvitav. Aga ma arvan, et kõik kogutud praegu koduloolise materjalini sahtlipõhja on ja tuli õnneks 150 sünniaastapäev kindralmajor Tõnissonil saigi ette kanda selle, nii et ei läinudki tühja. Nii et võib-olla tulevikus osutub võib-olla veel midagi taolist, kus läheb vaja sahtlipõhja kirjutatud käsikirju. Ühest küljest Põltsamaa koduloo uurijana, teisest küljest kompani ajaloo pealikuna. Aga nii on, nii et ma ei tea, kas on küsimusi, täpsustusi, parandusi? Kindral Till oli kunagi, kindral Till. Ja oli. Tema ei olnud Jõgevat pärit. Vist kuskilt pojad oli. Kas ta ei olnud Jõgevestest? Mul on jäänud meelde, et kindral Till oli ka kunagi, jah. Ja oli. Meditsiini alal oli. Nii, Larka. Aga siit ta vist ei olnud. Ei, meie kandist ta ei ole kohe päris kindlasti pärit. Jah. Kui sai korra mainitud Lill, nii, ma lihtsalt vaatan, kus ta pärit on. Paul Adolf Lill sündis 25. jaanuaril 1882 Helme kihelkonnas Jõgeveste vallas, mis tollal kuulus Viljandimaa alla. See on siis praegune Valgamaa. Nii et siit saab, ma ütlen, see on tegelikult on see entsüklopeediline raamat, siit saab kõik andmed saab siit kätte. Nii et sellepärast ma võtsin ka osundamiseks kaasa. Ja muidugi, mida juba enne härra Vanemveeber näitas, siis kindral Tõnissonist on antud need 2 raamatut välja. Nii et ja
ajalugu on ääretult huvitav. Ma peangi tõdema kodu-uurijate või ajaloolaste fakti, mida rohkem uurid, seda rohkem saad sa teada, kui vähe ma tegelikult tean. Tegelikult nii ongi. Ja miks on täna kindral Tõnissoni pilt siin, et ta oleks meiega. Ja samamoodi ma panin tegelikult laua ja tooli ka tema jaoks. Mõtteliselt on ta täna meiega. Sellepärast on see eraldi koht täna tema jaoks. Nii et ma usun, ta on tänulik selle eest, et me peame teda hea sõnaga meeles, ka ajalehtedes artiklite näol ja peame ka edaspidi, sest selliseid Eesti suurmehi ei ole palju ja neid, kes on, neid peame meeles. Ja mul on hea meel, kui ma nüüd ei eksi, eks ole, et meie seas istub ka kindralmajor Aleksander Tõnissoni lähedane, ta on siin lapselaps, mul on selle üle väga hea meel. Nii et Tõnisson on ka meiega täna, kellest mul on täna rääkinud. Ei ole lapselaps. Ei ole? Venna järel. Täpselt, jah. Aga venna? Kuidas? Kuidas see sugulusaste tuleb? Vanema venna järel tuli. Aha. See on siis kindralmajor Tõnissoni vanema venna järel tuli. Selge, parandan. Nii et olete teie perekonna suguvuse esindajana kohal ja on ka kindralmajor Aleksander Tõnisson täna siin. Nii et nii on. Aitäh kuulamast. Aitäh, et sain jagada oma teadmisi ja mingi killukene vast ikka jäi vast meelde ja suure huvi korral ma nagu osundasin ka raamatutele. Ja ma ei tea, kas keegi veel soovib äkki täpsustada, parandada, täiendada? Ei. Rünno, ma ütleks paar sõna. Jaa, vabadusvõitjate poolt. Tegelikult asi on selles, et ma tahaksin kõigepealt tänada sellise sisuka ettekande eest. Sa oled hulka vaeva näinud ja ühesõnaga saanud kõik need asjad ilusti ära vormistada ja meile ette kanda. Ja mina olen siis Tartu Vabadusvõitjate ühendusest, tulime Tartust siia ja tänu täheks sulle ma tahaksin anda ühe väikese niisuguse, kuidas öelda, pildiraami, kus sees on ka sinu hoolealused ja ma näitan kuule rahvale ka ja millega on tegu. Siin on ühesõnaga kodulehtred ja ma tahaksin öelda, et sa oled tõsist tööd näinud nendega kodutütarde ja noorkotkastega ja tänu tahaks selle annan sulle üle selle foto, mis kunagi sai tehtud koos sinu kodutütardega. Siin on need kodutütred on 10 peal ja mul on veel kaasas igale tüdrukule veel omakorda foto sellest samast, mis te siin näete ja aga kõigepealt ma annan selle sulle üle ja tänan selle sisuka vaevu eest, mis oled täna näinud. Aitäh. Aitäh. Kõik head. Püsime püsti ja oleme terved. Püsime püsti ja oleme terved. Nii. See on jah pilt Põltsamaa Saksa kalmistul on tehtud see pilt, kus ma olen siis mitu korda korraldanud Põltsamaal Vabadusristi kavalerid ja vabadussõjast langenute mälestuspäevi ja see ongi nüüd üks nendest. Ma ei oskagi nüüd öelda. Tegelikult ma olen senimaani isegi hämmastunud, et keegi on Põltsamaa vallas mind märkanud nende aastate pikkusi tegemisi kodula uurimise vallas ja ütleme, mis puudutab vabadussõjast langenud Vabadusristi kavalere, nende haudade ülesotsimist, korrastamist, hooldamist iga aasta. Käime ka noorkotkastega neid haudu üle, just nende haudugi, mis on maha jäetud. Ju on keegi märganud ja valla poolt ja sellel aastal omistatigi siis Põltsamaa valla teenete märk, et ta on ausalt senimaal tekitab küsimust, et kas ma olen ka päriselt seda väärt? Ma ei tea. Ju siis see, kes keegi esitas, aitäh talle, ma ei tea, kes see oli, aga kindlasti mul on veel palju veel teha ja on ka palju mõtteid veel realiseerimata. Nii et aitäh. Ja siin ma annan sulle üle, nagu ma ütlesin, on veel fotod. Suure aplausi meie kahele ettekandjale väga huvitava õhtu eest. Aitäh teile. Ja veel kord suur tänu, et tulite, olite, kuulasite nii mõnigi mõttetera kõrva taha panna.
ja ära me kedagi siit ei aja, võite veel juttu ajada, suupüsteid maitsta ja kena õhtu jätku teile. Härra pealik, ainukene asi, mille ma veel maha ütleks, on see, millega ma lõpetasin tegelikult oma kõne kindralmajor Tõnissoni kodus. Nimelt, kindralmajor Aleksander Tõnisson on öelnud Laiuse kihelkonna kaitseliidu ülemale kapten Karl Tiimannile taktikas võitluses Punaarmeega Torma ja Jõgemaa suunal nõnda. Iga nurga tagant, iga puu ja põõsa tagant peab iga punane paugu saama. Aga ma tooks selle lause natukene tänasesse võtmesse vähekene. Ja see lause oleks: iga nurga tagant, iga puu ja põõsa tagant peab iga Vene sõdur paugu saama. Aitäh kuulamast ja elagu Eesti Vabariik. Aitäh teile! Oi jah, nii ta on.